Joosep, sa töötad KBFi-s, et mida sina kvanttehnoloogia valdkonnas teed? Jaa, ma töötan KBFi-s, ma arendan CERN-i jaoks AI mudeleid. CERN on siis Euroopa osakeste füüsikakeskus ja osakesed on kvantsüsteemid ja see tähendab seda, et kui sa tahad nende osakestest tekkinud andmeid analüüsida, siis kvantarvuti võib selle jaoks olla väga kasulik tööriist ja CERN-is siis käib aktiivne arendus ka sellel alal, et üks asi on klassikaline AI ja teine asi on siis AI meetodid kvantarvutite abil või siis kvantarvutitest inspireeritud AI meetodid, mis siis võiksid just eriti osakeste füüsika andmeid andmeanalüüsi aidata või siis ka muudes kohtades, kus on kvantsüsteemid, näiteks farmaatsiatööstus, molekulaarkeemia ja sellised valdkonnad. Et kui täna oleme Startup Day'l, et räägime uutest ägedatest startupidest, et milliseid võimalusi sina, kui sa töötad rohkem nii-öelda tarkvara poole pealt, et milliseid uute startupide võimalusi sina näed, et kus on täna augud selles kvantökosüsteemis? Jah, see kvantökosüsteem on väga alles algusjärgus, ma ütleks, eks ju, et kui sa võrdad tavaliste arvutitega, siis transistor on 70 aastat saanud skaleerida, eks ju, järjest eksponentsiaalselt, aga kvantarvutite jaoks me ei tea veel, milline on transistor. On mitu erinevat nagu võistlevat tehnoloogiat, eks ju, ja igaüks skaleerib seda ise. Kus on nüüd need augud ja kus Eesti oleks hea koht, see on miljardi dollari küsimus kindlasti, eks ju. Et ma arvan, et tuleb alustada sealt, kus on jõukohane esialgu ja siis mina arvan, et esialgu see on seal application ja software layer'is, eks ju, aga tegelikult täna ei ole veel kasulikke rakendusi kvantarvutile, mida reaalselt nagu, milleks sa peaksid kasutama kvantarvutit, seega enamus rahast läheb sinna, kus siis me arendame neid süsteeme, mida Eestis ei tehta. Nüüd, kuidas Eestis kickstartida seda riistvara arendust, seda, ma arvan, et selles ei ole mina kõige pädevam inimene siin rääkima, eks ju, aga on tõenäoliselt teisi inimesi. Et mina alustaks jah, ütleme siis kuskilt sealt algoritmide ja software'i poole pealt. Ja kui me tahaksime Eestis tekitada neid algoritmi ja softi poole pealt uusi võimalusi, et mida Eesti peaks nagu tegema, et see kvantvaldkond meil siin areneks ja et me sellest rongist nagu maha ei jääks? No, kuidas kickstartida uut sihukest süvatehnoloogia valdkonda, selle jaoks on mudelid tegelikult olemas, eks ju. Kõige esimesed investeeringud tehakse tavaliselt avaliku sektori poolt ülikoolides, see on siis grantid, kus inimesed peavad võistlema, eks ju, riikliku rahastuse peale mingi idee alusel, siis nad saavad mingisuguse seemneraha, arendavad mingi grupi mingisuguse idee ümber ja siis ideaalis kasvatavad seda sealt edasi, eks ju, et mina arvan, et see mudel peaks olema sarnane, et Eesti tippteadlased peaksid küsima grante Euroopast ja ka Eestist ja peaksid meelitama välismaa tippteadlasi selle valdkonna inimesi siia, et siis ehitada üles mingisugune suund, kus me oleme head, eks ju, kui sa seda competitive raha küsid, siis sa pead nagu ka välja tooma, miks just siin, eks ju, miks mitte mujal, on ju. Et kõigepealt tuua siia mingisugused inimesed, kellel on idee, mida ja kuidas teha, siis nemad ehitavad enda ümber selle ökosüsteemi, mis seadmeid on vaja või mis küsimusi nad lahendavad, eks ju, ja siis loodetavasti sealt hakaks see kasvama. See oleks nagu minu sihuke klassikaline lähenemine, jah. Kui meid kuulab keegi noor, kes tahaks tarkvara poole pealt selle kvantmaailma nagu tulla ja seal midagi ägedat teha ja proovida mingit startupi teha, et mis sa talle soovitaksid? Tähendab, ma ei ütleks kindlasti, et tarkvara on ainuke koht, kus tulla, eks ju, see on lihtsalt see, millest mina kõige rohkem tean. Aga mina ütleks, kui täna keegi tahab kvanttehnoloogiatega tegeleda, siis mõistlik oleks seda minna õppima kuskile, kus seda õpetatakse heal tasemel. Minu lähim koht selleks on Aalto ülikool Soomes ja on ka teisi ülikooli Euroopas, kus siis saab kvanttehnoloogiat õppida. Alustaks sellest ja 3-4 aastat õpid, selle ajaga juba maailm areneb ka päris palju, eks ju, edasi. Nüüd, kuidas seda Eestis siin kõige paremini rakendada, ma arvan, et see on keeruline küsimus, millele siin niimoodi eetris kohe vastust ei ole. Aga ma arvan, et see on hea, et ole uudishimulik, mine uurima seda, mis sind ennast huvitab ja elu näitab, et alati on mingeid võimalusi, millest kinni hakata. Suur aitäh sulle!